Tere kuulajatele, stuudios Rohke Develak. Alustuseks söön oma sõnu, kõigepealt söön ära sõna maisikepike. Nüüd söön ära lõplikult aga sõna majanduskasv. Alustame uudistega. Ameerika Ühendriikide administratsioon annab teada, et on otsustanud president Donald Trumpi 90 päevaks pausile panna. Otsus president välja lülitada tekkis teate järel, et tollitariifid lükatakse 90 päeva võrra edasi. Et midagi enam ei muutuks, ongi kindluse mõttes plaan presidendi tegutseminegi 90 päeva võrra edasi lükata, siiski enne veel jõudis Donald Trump tõsta Hiinale kohaldatavaid tolle. Nüüd saabub 90 päeva suhteliselt rahulikku aega, mille käigus lastakse tolmul maha langeda, uuritakse kahjustusi ja parandatakse, mida parandada annab. Kui 3 kuud on möödas, lülitatakse Donald Trump jälle sisse ja seekord mitte kauemaks kui pooleks tunniks. Analüütikute sõnul piisab sellest täiesti, et taas järgmised 90 päeva täita taastamistöödega. Ja Eestisse. Homme avab Keskerakond e-poe, mille vahendusel saavad huvilised senisest kiiremini osta üle Keskerakonna liikmeid. Seni on seda tehtud kulisside taga ja erakond ei ole ühe või teise poliitiku müügist saanud mingisugust tulu, mida oleks aga hädasti praeguses hetkes erakonnale tarvis. Nüüdsest aga on kõikide poliitikute taga konkreetne hinnasilt. 50% ostuhinnast saab erakond ja 50% poliitik. Kui mõni poliitik väidab, et ta ei ole müüdav, siis saab hinna uuesti üle rääkida. Keskerakonna e-pood annab ka erakonna juhatusele parema ülevaate, milline on laoseis. Kõiki poliitikuid e-poe vahendusel siiski osta ei saa ja alati jääb neid poliitikuid, kellega saab ühendust ainult OnlyFansi abil. Valitsus aga otsustas eile, et riik siiski tühjaks jäävaid vanglaid maha ei müü ja ka välismaiseid vange siia tooma ei hakka. Justiitsministeeriumis on valmis mitmed seadusparandused ja nende jõustumisel saab vangi panema hakata ka inimesi, kes ei ole seadust rikkunud ja tunnistavad, et ei saa lihtsalt vabaduses enam hakkama. Rahaline seis ei võimalda enam. Kuritegu aga inimene sooritada samuti ei taha ja nii ongi pidanud ausad inimesed vabaduses virelema. Samas kui vanglas oleks neile tagatud 3 toidukorda, prii ülalpidamine, huvitegevused. Seaduse muudatused võimaldavad peatselt tulla vangi ka kogu perega. Inimene kirjutab riigile avalduse, et ta ei suuda enam ja avaldus vaadatakse läbi 2 nädala jooksul. Kogu pere vanglana võetakse esialgu kasutusele Tartu vangla. Prognoositav konkurss saab olema 417 soovijat ühele kohale. Ja lõpetuseks, eile pöördus Ringhäälingute Liidu poole 47-aastane Keava elanik Endel, kes esitas kaebuse ja sellega koos soovi, et tema naiselt Mallelt Ringhäälingu luba ära võetaks. Kui see pole võimalik, siis vähemalt vähendatakse oluliselt tema saatja võimsust. Põhjuseks on, et kõik jutud, mis kodus omavahel räägitakse, on kogu ilma rahvale teada veel enne, kui mees tööle jõuab. Ka esineb informatsiooni väänamist, kallutatud teemakäsitlust ja ei avaldata infoallikat või on tegemist lausvalega. Malle aga oli juba enne seda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveametile esitanud omakorda taotluse võtta Endlilt ära sagedusluba, nii et too võiks jokkis olla ehk 2 korda kuus, mitte sagedamini. Eetris olid uudised.